Tere, head Nõmme-raadio kuulajad. Oleme sagedusel 99,3 MHz ja minu nimi on Harri Raudvere. Eelmises saates kirjeldasime ajastu suurima ja küünilisema vale olemust. See vale on nii suur, et on suutnud täita kõik uudisteagentuurid ja kujundanud maailma juhtivate riikide poliitikat. Meile on selle vale valguses selgitatud, et kogu maailma kurjus on koondunud islamimaadesse ja seal elavad inimesed on need samused kurja juured, kelle mõtlemist ja käitumist suunab ainsana suur soov teha valmis aatomi või siis keemiarelvad ning tulla meid hävitama. Ning sellepärast peame megi võtma abinõud tarvitusele, et peatada nende terroristlikud plaanid. USA presidendi George Bushi poolt algatatud ja välja kuulutatud sõjakäiku looritab ähvardus. Nüüd on aeg, kus iga rahvus peab otsustama, kas olla meiega või olete terroristidega. Aga kuidas saab normaalselt mõtlev inimene olla teiega? Kui te ise oletegi just see samune kurjuse pesa, tõelise terrorismiga taimelava. On ju olemas kindlad ja piisavad faktid, et olla veendunud. 11. septembri terrorirünnakud Pentagonile ja Maailma Kaubanduskeskusele New Yorgis ei olnud Araabia maade terroristide planeering ja kätetöö. Al-Qaidal ja Bin Ladenil ei olnud sellega mitte mingisugust seost. Selle kuritöö kavandamine pidi alguse saama Valge Maja sügavatest koridoridest. Just nimelt Valge Maja koridoridest, sest tsiviilvõim läbi presidendi institutsiooni kontrollib sõjaväge. Paraadi dikteerivad majandushuvid, milliste realiseerimiseks on kaasatud föderaaleelarvest sõltuvad sõjaväelised struktuurid. Sõjavägi valmistab ette ja viib ellu, aga ideede autorid istuvad mujal. Istuvad sellistel mõjuvõimsatel ja soojadel kohtadel, loevad raha ja peavad oma alatuid maailmavallutuslikke plaane, kus väheste kätte oleks koondunud reaalne võim. Võim inimeste üle on magus ja maniakaalselt haiguslik nähtus, mille tõelist jõudu ja olemust mõistavad ainult need, kes on ise seda tundnud ja ka nautinud. See on hullem kui narkomaania, kus narkomaan, olles sõltuvuses, võib üledoosiga tappa enda ja uue droogi hankimise nimel sooritatud kuritegu puudutab traagiliselt ainult väheseid inimesi, kelle arv üleüldises statistilistes näitajates on tühine. Samas võib võimullu tegevus olla ajendatud missioonitundest, mis vürtsitatud sellest samuti skisofreenilisest maniakaal-depressiivsest patoloogiast muudab inimese fanaatiliseks märtriks. Ja neid tunneb ajalugu hulgaliselt. Loomulikult jagunevad võimuhullud lähtuvalt oma ühiskondlikust positsioonist ning sotsiaalsest päritolust erinevatesse raskuskategooriatesse. Ei saa ju olla ühesugused tegutsemisdiapasoonid näiteks George Bushil
või Edgar Savisaarel. Käte pikkus on erinev. Kuid jätaks nende iseloomuomaduste kirjeldamise mõneks teiseks korraks ja mängiks selle asemel hoopis detektiivi. Vaatleks sellise uurija pilguga 11. septembri sündmusi. Jätaks kõrvale ametlike infokanalite poolt tehtavad kokkuvõtted ja üldistused, sest need tuginevad ju kellegi teise faktikäsitlusel, mis võivad hoopistükkis olla mõjutatud kolmandate isikute suvast ning objektiivsusest ei maksaks sellisel puhul üleüldse rääkida. Ametlikest infokanalitest kasutaksin ainult konkreetseid, otse-eetris kõlanud ja pildis nähtud sündmusi ning sellele tuginedes kujundaksin oma seisukoha. Kui alustada järjekorras, siis Maailma Kaubanduskeskuse esimese torni ründamisest teame täpselt ja saame väita järgmist. Esiteks, lennuk, mis torni rammis, ei olnud tsiviillennuk. Lennuki kokkupuutel torniga toimus lennuki nina juures plahvatus, mille vari paistis hetk enne, kui lennuk ise pilvelõhkuja seinani jõudis. Kuna tegemist oli üllatusrünnakuga, siis ei näidatud seda sündmust mitte kunagi otse telepildis. Vastupidiselt George Bushi teadandele, kus ta väitis, et nägi telepildi vahendusel esimese torni rünnakut koolimajas, kus ta sel hetkel viibis. Teise torni ründamise momentidest oleme saanud tuvastada järgmiseid asjaolusid. Lennuk, mis rammis teist torni, ei olnud samuti liinilennuk, mis väidetavalt teeb regulaarlende. Lennuki põhja all oli kinnitatud suur sigarikujuline ese, mida reisilennukitel ei ole ega saagi olla. Vahetult enne lennuki kokkupuutumist pilvelõhkuja seinaga toimus miniatuurne plahvatus, mis on selgelt fikseeritud erinevate nurkade all üles võetud videolintidel. Ja kui nüüd lisada konkreetselt tornide ründamisega seonduvatele asjaoludele hiljem toimunud sündmuste kirjeldus, milles on teadaolevalt olulisemad järgmised asjaolud. Esiteks, seletamatutel asjaoludel varises kokku Kaubanduskeskuse hoone number 7. Ootamatult ning täiesti loogikavabalt tõusis maapinna lähedusest suur 50-60 korruse kõrgune suitsusammas. Tornid seisid veel püsti ja ainult põlesid. Tornide kokkuvarisemine, mille videopildi analüüs tõendas veenvalt juhitud laengute plahvatusi erinevatel korrustel. Otsesele lõhkamisel viitavad ka pilvelõhkujate kõrval asuvate hoonete välised kahjustused, kuhu lennanud esemed jätsid märgatavaid jälgi ning mis ilma eriliselt suure algkiiruseta sinnani poleks lihtsalt jõudnud. Nende asjade hulgas on tuvastatud esemeid pilvelõhkujate seest, mis lihtsa ja labase kokkuvarisemise korral oleks jäänud rahulikult oma kohale. Ja viimaseks on tolm, mille fraktsioon on sedavõrd peenike, et ta sai tekkida ainult plahvatuste tagajärjel. Ja kui nüüd siirduda Maailma Kaubanduskeskusest Pentagoni rünnaku juurde, siis saab tuvastada järgmist. Puudub igasugune tõestus, et sellesse hoonesse oleks lennanud lennuk, sest hoone kahjustused ei vasta sellise katastroofi olemusega. Neid detaile, mis seda kinnitavad, ei olegi mõtet sinna hakata üles lugema, sest muidu me muud teha ei saakski. Aga mida me siis olemasolevate faktide ja muu informatsiooni põhjal saame väita? Esmalt muidugi seda, et niinimetatud terroriste,
keda tõi esile ametlik meedia, ei saanudki olla nendel väidetavatel lennukitel, sest konkreetselt on tuvastatud need isikud, kellele ametlikult viidati, aga kes samal ajal viibisid hoopis mujal, elasid oma elu ja kellel polnud selle kõigega vähematki pistmist. Lihtsalt varastati teatud kuuluvusega ja näiliselt sobivat isikute identiteet ja esitati neid maailmale kui terroriste, kes organiseerisid kogu 11. septembri sündmustikku. Kui vaadelda kõrvalt muid globaalseid probleeme, mis hakkasid hiilivalt ohustama USA majandusfenomeni ning seadma ohtu dollari stabiilsust, siis vaieldamatult ei saa mööda minna läbi lipsanud uudistest, milles märgiti, et Araabia maade soov on naftaäris võtta arvelduste sooritamise vahendiks dollari asemel euro. See on oma olemuselt asjaolu, mida USA majandus endale lubada ei võinud. Ja kuidas seda ähvardavat ohtu kontrolli alla saada, sellel puudusid konkreetsed ja rahumeelsed lahendid. Samas on ju George Bush ja tema suguvõsa otseselt ja lähedalt seotud USA naftaäriga. Ja siit ka mõte, ühendada meeldiv kasulikuga, laiendada oma äri Iraagi naftavarude arvelt ja samas päästa ka dollar. Mõeldud ja ka tehtud. Kuid nii nagu me teame, dollar ikkagi langeb ja seda langust ei suudeta vist nii peagi peatada. Sündmuste ettevalmistused algasid suure saladuskatte all. Esmalt oli vaja kokku leppida isikute ringiga, kes kindlustasid süüdlase olemasolu. Keegi pidi jääma süüdi, et oleks piisav ajend edaspidiseks tegevuseks. Süüdlaseks sobis kõige paremini väidetavalt juba vähki surnud Osama bin Laden, kelle suguvõsa oli teatud soodustuste ees nõus kadunukese nime ohvriks tooma. Kui te nüüd väidate, et see on haiglasliku fantaasia vili ja midagi nii võigast ei saanud juhtuda, siis paluksin teil meelde tuletada ühte pisikest, pealtnäha tähtsusetut seika. Koheselt peale 11. septembrit, kus üle terve USA oli kehtestatud lennukeeld. Mitte ükski tsiviillennuk ei lennanud. Kuulsused ei pääsenud kontserte andma, tipp-poliitikuid ei pääsenud kokkulepitud kohtumistele. Lendama lubati ainult sellesama terroristi Osama bin Ladeni sugulased. Neil lubati erilendudega lahkuda Ameerikast, mis on absoluutselt loogiline, kui vaadata, millised süüdistused Osama bin Ladeni aadressil lendama hakkasid. Sellist käitumist saab tõlgendada ainult vastastikku kasuliku kokkuleppena. Ja kui nüüd jälle teil, armsad kuulajad, võib esineda küsimus, miks oli vaja just süüdlaseks lavastada Osama bin Laden? Sest oli olemas ka selline teine kena mees, nagu Saddam Hussein. Siis vastus on lihtsamaist lihtsam. Hussein oli riigijuht. Süüdistades otseselt teda, oleks süüdistatud Iraagi riiki ja rahvast. Selleks ei olnud lihtsalt veel sellel hetkel valmis. Sest alles hiljuti olid mitmed juhtivad Bushi administratsiooni liidrid esinenud seisukohtadega, milles kajas konkreetne ja selge sõnum. Saddam Hussein ei oma piisavalt sõjalist potentsiaali, et ohustada oma naaberriike ja Ameerika Ühendriike. Saddam tuli mängu alles siis, kui kerkis üles probleem naftaäriga, mida ma eelnevalt mainisin. Siis hakkas Bush nimetama Husseini kurjuse kehastuseks ning suurimaks ohuks inimkonnale ja demokraatiale, kes omab kõike hävitavat keemiarelva ning valmistab tuumapomme,
vaatamata sellele, et relvastuskontrolli eksperdid väitsid viimase hetkeni vastupidist. Bush teadis ja oli veendunud, et Iraaki saab karistamatult rünnata. Ja selleks, et õigustada oma rünnakut, oli vaja üldsuse jaoks konkreetset ja vettpidavat motiivi. Ja motiiv leitigi. Selleks sai rünnak Ameerika sümbolite vastu. Plaanitud rünnak pidi olema atraktiivne, nähtav miljonitele ja sama emotsionaalne nagu hea näitemäng. Mis võisidki olla paremad objektid kui New Yorgi kohal kõrguvad pilvelõhkujad, millesse sööstavad nooltena suured reaktiivlennukid. Hooned varisevad kokku ja kogu maailm on šokis. Täpselt nii, nagu ühes labases Hollywoodi filmis, kus on palju tuld, suitsu ja müra. Naljaga pooleks võib arvata, et Bush ja ta kaaskond tellisidki 11. septembri stsenaariumi Hollywoodi parimatelt mürtsufilmide režissööridelt. Sest nii nürid, kui on Hollywoodi filmid, nii saamatult oli ka organiseeritud 11. septembri näiline terroriakt, kus traagelniidid torkisid silmi peast välja. On väidetud, et terrorirünnaku päeval lendasid Atlandi ookeani kohale juhtlennukiga suured reisilennukid. Juhtlennuk lendama sees ja kohe tema kannul juhitav lennuk, kuhu on paigaldatud spetsiaalne erisüsteem, mis on suuteline dubleerima kõik juhtlennuki manöövrid. Ja nii nad sealt siis lendasid, kahekesi, juhtlennuk ees ja juhitav järel. Kuni juhtlennuk andis juhitavale käsu rammida ookeani pinda. Kohas, mis varjutab selle koletusliku kuriteo, kui mitte igaveseks, siis piisavalt pikaks ajaks. On ka teisi versioone, kuid need on pelgalt teooriad, millel pole mõtet pikemalt peatuda. Peale niinimetatud sündmusi loodigi olukord, kus George Bushi administratsioonil oli tegutsemiseks käed valla ja kibekiired hakatigi ellu viima imperialistlikke anastusplaane, mille motoks sai rõhutud rahvaste vabastamine ja demokraatlike väärtushinnangute levitamine. Tegelikult pole olnud tegemist mitte millegi muuga kui kõige labasema röövsõjaga, kus ka meie eestlased oleme ühte heitnud röövlitega, lootes vahest ka sõjasaagist osa saada. Aga siin tuleb nüüd küll tõmmata ühiskonnas selge piir vahele. Just nimelt kasusaajate ja ohverdajate vahel. Kodanikud on ohvrid, kelle näiliselt suuremad palganumbrid söövad ära kerkinud hinnad just mootorkütuste ja teiste energiakandjate hinnatõusu näol. Sest sellest tulenev suurem kasu jõuab ikka lõppkokkuvõttes nende taskutesse, kes selle kaose organiseerisid. Vaadates 11. septembri sündmusi ning andes neile õiglase hinnangu, peame tõdema, et selle organiseerijad on kõige ehtsamad kurjategijad ning seostada seda rahvusliku julgeolekuga, mida sellistel puhkudel tavatsetakse teha, on täiesti absurdne. Ja sellepärast peangi käitumismalli kirjeldamiseks kasutama kurjategijate maailmamudeleid, mida te ka kindlasti olete näinud kas kinolinal või siis ka oma nahal tundnud. Kui olete kurjategijaga ühes kambas, siis peate võtma ka ise osa nendest samadest kuritegudest, mida sooritatakse, sest siis olete seotud ja pääsu enam ei ole. Nii on ka George Bush maailmale öelnud. Nüüd on aeg, kus iga rahvas peab otsustama, kas olla meiega või olete terroristidega. Aga tugevat ju kardetakse
ning alati leidub neid, kes on ise keretäie hirmus nõus piinama omasuguseid, pälvides sellega kambaliidri tunnustuse, andmata endale seejuures aru, et paratamatult muututakse ise kuritöö kaasosanikeks. Meie valitsus võib öelda ja alati vabanduse leida, et meie ei ole ju rahulikke elanikke tapnud. Me ei ole seda ka organiseerinud. Me ainult kaitseme Iraagis ja Afganistanis läänelikke demokraatlikke väärtusi. Õige küll, aga kuhu jäävad selle valguses 11. septembri koletud kuritööd? Tunnistades Ühendriikide sõjategevust, seome me ennast 11. septembriga ja muutume kollektiivselt vastutavaks. Ja vastutama üritatakse meid panna ning samas tunnetame ka sanktsioonide hingust juba täna. Sest tänased uudised toovad meieni teate, et Washingtonis arutatava seaduseelnõu järgi ei saa Eesti USA-ga viisavabadust, kuna ta pole saatnud Iraagi või Afganistani sõjakolletesse vähemalt 300 võitlejat. Selle peale peaks õige riigipea teatama, et piske koera hänna alla oma viisavaba liikumine, kui selline on ette antud tingimus. Aga meie ju lömitame ja katsume nurinata täita plaani, just nii nagu Nõukogude Liidu ajal. Kas grupiviisilise vägistamise toimepanijatest pannakse kinni ainult see, kes oli kannatanuga otseses vahekorras? Me teame kõik, et kindlasti mitte. Täie rauaga mõõdetakse ka neile, kes ohvrid kinni hoidsid ja kuriteost ei teatanud. Ja täna oleme meie kinnihoidjate osas, meeldigu see teile või mitte. Ning ükskõik, millised vabandused ja õigustused oma teguviisile ei ole vastuvõetavad inimeste hulgas, kes hinges põlgavad pätte ega lase endaga manipuleerida. Rahva kollektiivne mälu on lühike. Piisab ilusatest heleroosadest lubadustest, peotäiest klaashelmestest ning me ei tahagi mäletada neid, kes andsid oma elu just nimelt oma riigi ja rahva vabaduse nimel, meie eestlaste vabaduse nimel. Salgame maha oma identiteedi ja liitume rahvusvahelise kuritegeliku kambaga, mõistmata seda, et esimesel võimalusel võime langeda ise ohvriteks ja siis juba neile, kellel kallal me koos oletatava kaitseingliga vägivalda tarvitasime. Olen Harri Raudvere, te kuulsite saadet Jutud elust enesest. Kohtumisel.